suurepärane. Ma võtsin maistin nage, kelle sama seina ääre. Siis on mitte see. Üks teist sobib. Ja teis nii, kuidas saab. Aga äkki ikkagi jätaks sööd. Ma lõin teile siis esimese ehmatusel kõige ettekandja. Mind ei ole alla. 14 sobib nii. Aga teeme siis niimoodi, et kuna on palju parem. Ma arvan, et mina saan siin räägitud, kuna saal on suurem ja ma arvan, et meil on kuulajaid ka, et teeme siis niimoodi, et räägime ilma mikrofonita, aga tuleb ettekandja mikrofoni juurde. Et nii sobib või? Sobib? Et siis kõik ütlevad, nii uks pandi ka kinni. Pealt uks ei pea kinni olema. Nii, aga kell on 3. Ja ma arvan, et me alustame, et selle aasta esimene volikogu, nagu näete, päevakord sai väga pikk. Ütlen ausalt, et paar punkti tõstsime juba veebruari volikokku. Nii et sissejuhatuseks enamus küsimusi on komisjonidest läbi arutatud, nii et loodame, et saame kenasti hakkama ja tulime suuremasse saali, aga ütlen kohe ette, et laud on ikka täpselt samamoodi kitsas, nii et hääletusel siis oleme niimoodi usinad siis abistajad, ma võtsin endale abilise ka siia, Margus aitab hääled kokku lugeda ja proovime, et selles osas siis probleemi ei tule. Nii, päevakorra osas on vallavalitsuse poolt tehtud üks ettepanek muudatuseks, et päevakord number 11, kus on ettekandjaks praegult Aavo Kirskaun vallavanem, et seal on ettekandja Eve Sikk, pearaamatupidaja. Kas selles osas nõuab keegi hääletust? Ei nõua. Nii, aga siis panen hääletusele päevakorra. Päevakorras meil siis seekord 21 punkti. Kes on selle päevakorraga nõus? Palun käega märku anda. Loetakse poolt hääled. Nii, kõik on poolt, vastu erapooletuid ei olnud ja praeguseks siis on teatanud Riho, et ta hilineb, tuleb veidi kaugemalt ja teie olud on keerulised, nii et tema liitub meiega hiljem. Ja enne kui me läheme päevakorra juurde, et on tulnud siis ettepanek, et me oleksime siis ka volikogu poolt sellised head märkajad ja õnnitleksime meie sünnipäevalapsi. Ja kuna alles äsja oli meil siis esimene korralikum juubel volikogu liikmel Üllar Salumetsal, siis talle üks kommikarp. Oi! Nii et teist me vaatame, kuidas me siis seda nii-öelda toimetama hakkame. Ja lisaks, kuna on siis esimene volikogu, siis tegin väikese kokkuvõtte ka eelmisest aastast, et meil toimus kokku siis 12 volikogu istungit ja meil on 3 tublit volikogu liiget 17, kes on kõigil 12 volikogu istungil osalenud. Ja nagu spordivõistlusel ikka, annan neile 1 euro, et nad siis nii-öelda sama rõõmsalt edasi toimetaksid. Nii, Margus Klaar. Nii, teine, kes on olnud, te võite pakkuda. Kadri Hilla. Ja kolmandat praegu ei ole veel. Nii et Riho on 3. Nii et, ja neid, kes on siis 1 korra puudunud, on meil 7. Nii et tegelikult sellised tublid osalemised. No midagi ei ole teha, mõnikord ikka tuleb puudumist ette, ma arvan, et ka kõigil teistel. Aga nüüd lähme päevakorra juurde. Ja üle aasta on meil siis toimetanud mittetulundusühing Kagu ühistranspordikeskus, kus Antsla vald on ka liige ja MTÜ tegemistest siis tuli meile täna rääkima juhatuse liige Sander Saar, nii et anname siis Sanderile sõna. Ta arvas, et ta räägib ka ilma mikrofonita. Jaa, ma arvan, et ma saan hakkama. Nii, aga palun Sander, sõna sulle. Lugupeetud Antsla vallavalitsus ja vallavolikogu liikmed.
Viimasel üldkoosolekul tuli meie liikmete poolt välja selline mõte, et me võiks käia kõikides valdade volikogudes tutvustamas endeid, kes me oleme, mis on meie tegevused ja kuidas meil on sellel aastal läinud. Peale riigireformi, kui maavalitsuses sulgeti, siis anti ühistranspordi korraldamine maakondades üle ühistranspordikeskustele või siis piirkondlikele ühistranspordi korraldajatele, kus siis Saaremaa puhul on Saaremaa vald. Üle Eesti igal pool mujal siis olid need olemasolevad ühistranspordikeskused või loodi niimoodi värskelt uued. Kagu ühistranspordikeskus korraldasime me Võrumaal peaaegu 2 miljonit liinikilomeetrit avalikku liinivedu ja Põlvamaal 2,1 miljonit liinikilomeetrit. Siin muidugi tuleb arvestada ka seda, et Põlvamaa liinikilomeetrite alla mõistame me endist Värska valda, mis on siis tänasest päevast tegelikult Võru maakonna osa. Võrumaal natukene hajumalt rahvast või Põlvamaal circa 14 elaniku ruutkilomeetri peale, Võrumaal 13. 2 maakonda, 1 keskus, mis see tähendab? Me oleme loomas ühist liinivõrku, ühist liininumeratsiooni. See tähendab seda, et Põlva maakonnas algavad meil kõik liinid numeratsioonist number 1 ja lõppevad 99-ga, sinna hulka kõik erinevad tähekombinatsioonid. Siis me oleme alustanud sellega, et Võru maakonnas läheb meil sujuvalt edasi, kõik algab number 100-st ja läheb edasi ülespoole. Mis me igapäevaselt teeme? Me täpsustame peatuse asukohtasid, kui Maanteeamet teeb teeremonti või isegi kohalik omavalitsus seda teeb, muudab peatuse asukohta, siis meie viime selle nii-öelda kooskõlasse andmebaasides. Me viime sõiduplaanid ühtsele vormistusele. Tartumaal, Põlvamaal on sellega juba tehtud, paljudes teistes Eesti piirkondades ka ja tegutseme jõudumööda ka Võru maakonna liinide reorganiseerimisel just sellega. Tegeleme täituvusandmete analüüsidega, loome nõudeliinilõike kohtadesse, kus regulaarselt ühistranspordi järele vajadus puutub, kuid on kohati siiski olemas. Peame just silmas piirkondi, kus just õpilasi ei käi, kust käivad personal, näiteks pensionäärid korra nädalas kuskil linnas. Uus ühtne piletimüügisüsteem käivitatud mõlemas maakonnas. Et alates 1. juulist, kui meie üldkoosolek tegi Maanteeametile ettepaneku, et ka meie piirkonnas võiks olla piletihinnaks 0 eurot, siis see tõi kaasa kohe vajaduse ühtsele piletimüügisüsteemile, millest lähtuvalt läks ka Võru maakonna liinide suurim teenindaja AS Hansa bussiliinid 1. septembrist üle ühistranspordi piletimüügisüsteemi pakkujale Ritango. Selle tulemusena on üle Eesti ristkasutatavad ühiskaardid. Neid on hetkel olemas meile teada olevalt 6 erinevat disaini. Üleval Tallinna oma, Atko oma, Koobussi enda, Ritango enda, Tartu linn, Pärnu ja Viljandi. Kui need kõik kaardid on disainid erinevad, siis tegelikult on nad nii-öelda sisemuselt on samad, ehk nad on kõik ristkasutatavad. See tähendab ka seda, et kuigi meil siin Võrumaal näiteks selle kollase, kes tänase päeva seda soetavad, saad seda kollast värvikaarti, saad sellega sõita siin, siis saavad nad sinna kaardi peale kanda ka endale näiteks raha ja sõita selle rahaga, kas siis Tartu linnas või Tallinna linnas, kus endiselt nii-öelda ühistransport on neile tasuline. Millega me tegeleme? Bussipeatused. Tähistamata bussipeatused on meil probleemiks Võrumaal, korras on ta Põlvamaal. Antsla valla peatused me vaatasime 2018 aasta suvel kõik üle ja hetkel oleme fikseerinud, et Antsla vallas on circa 31 tähistamata bussipeatust. Kokku Antsla vallas on bussipeatuseid circa 144. Mis me järgmine aasta veel teha tahame? Me tahame käesoleval aastal. Me vahetame välja kõikides maakonna bussipeatustes sõiduplaani alused. Paneme sinna korralikult pulbervärvistunud tsinkplekist alused, ilmastikukindlad, kus me saame eksponeerida sõiduplaane. Sõiduplaanide vahetamine oli kunagi ammu oli kõikide valdade enda asi, siis mingi hetk tuli maavalitsuste kätte ja Võru maakonna lepinguga saime me selle kaasavara endale Kagu ütlekasse kaasa, et meie kohustus on sõiduplaane vahetada. Põlvamaa lepingu puhul seda kohustust meil ei ole. Teemad edaspidiseks oleks peatuste varustatavus, ootekojad, pingid, platvormid, jõuda koos kohaliku omavalitsusega seisukohale, kas ja kus need on vajalikud. Endiselt need samad tähistamata peatused, et see lihtsalt loob meil olukorra, et ei tea reisija, kus oodata, ei tea bussijuht, kus reisijad maha lasta ja ei ole meil ka kuskile näiteks sõiduplaani panna. Ja tegeleme pidevalt täituvusandmete analüüsidega ja teeme korrektuure liinivõrgus. Ja korrektuure me teeme eeskätt kas siis kohaliku omavalitsuse või suuremate tööandjate taotluste alusel. Nii, mida on tasuta transport teinud meil reisijatega? Siis me võtame 1. juulist, kui ta rakendus,
kuni möödunud aasta lõpuni on keskelt läbi meil tehtud reiside arv kasvanud 13%. See tähendab seda, et meil on circa 51 740 rohkem sõitjat, või mitte sõitjat, vaid sõidukorda, kui oli möödunud aastal samal perioodil. Ja siis mõtleme seda, kui inimene peab hommikul ja õhtul ühe sõidu, siis ta läheb kirja kui 2 sõitjana, 2 sõidukorrana. Ja juulist kuni detsembrini oli meil siis Võrumaa liinidel 463 000 ja peale sõidukorda. Ja teine sama palju tuleb meil Põlvamaa lepinguga veel juurde. Poole aastaga circa 1 miljon sõitu. Pakutava veoteenuse maht Võru maakonna lepingutes on siis sellel perioodil juulist kuni aasta lõpuni võrreldes sellega, mis tegi Võru maavalitsus, oleme teda kasvatanud circa 6%. Liini kilomeetrite mõttes juulist detsembrini on 3 000 kilomeetrit. Ja mis puudutab Antsla valda, siin on mõned liinimuudatused, mis me oleme välja tulnud, mis me oleme seoses Antsla vallaga teinud. Et oleme 2015 väljuvale Võru Saru liinile lisanud sissesõitu Antsla valla peatustesse, sõiduvõimaluse Kaikale. Kuna me tegeleme pidevalt, nagu ma ütlesin, liini numeratsiooni ühtsele tasemele viimisega, siis sellega seoses me vaatame läbi ka liinide läbimisaegu, sest paljud liinide sõiduplaanid on olnud muutmata üks mitukümmend aastat ja nende kiirus on kaunis väike, kuigi tee kvaliteet ja sõidukid on oluliselt paranenud. Siis uued liininumbrid kõikidel liinidel, lubatud Antsla linnasisene sissesõit, bussijaam ja nii edasi. Ja planeerimisel siis täiendav Urvaste hommikune sissesõit, mis siis meil Aavo tuleb äkki meile külla nüüd esimesel, kus me pidime seda arutama. Mis meil ÜTK-s on võrreldes maavalitsuste sulgemistega? Kui maavalitsuste ajal oli meil tugipersonali palju, meil oli jurist, dokumendihaldur, personalitöö spetsialist, avalike suhete juht, raamatupidaja, ka maasekretär ja maavanem, kes täitsid nõuandja esindaja õiguseid, siis tänasel hetkel ÜTK-desse puudub. Varasemalt Põlva maavalitsuse ajal näiteks Põlvamaal teostas lepingu üles täitmise järelevalvet 1,5 ametikohta. Nüüd nagu ÜTK-s, kus meil on lepingute piirkond on suurenenud 2 maakonna võrra, oleme me nende töökoormust vähendanud. Vähendasime me nende töökoormust sellepärast, et Maanteeamet andis meile halduskuludeks ette väga fikseeritud summa ja pidime sellega toime tulema. Nüüd, kui me tegeleme liinivõrgu reformiga, siis meie järelevalvetöötajad enam tõesti järelevalvet ei tee, vaid nad paigaldavadki mööda Võru maakonna peatselt suures mahus neid sõiduplaane ülesse. Et see on Võrumaa avaliku teenindamise lepingu kaasavara. Ja mis meil on võrreldes maavalitsustega veel kõvasti töökoormust mõjutanud, on see, et meil tuli tasuta ühistransport, mis hõlmas ääretult palju tegemist, uus piletimüügisüsteem Võrumaale ja kogu selle meedia tähelepanuga on suurenenud ka kohalike elanike aktiivsus, ehk avaldatakse palju arvamust ja soove, mida ja kus võiks paremini teha. Ja kuna me oleme suurendanud ka pakutava teenuse mahtu, ehk siis lihtsalt me oleme endale teinud haldamiseks rohkem liine kui oli varasema. Et saada selle kõigega ja veel rohkem hakkama, näeme ette, et käesoleval aastal me sooviksime rakendada kauguühistranspordikeskust teistsugust struktuuri. Maanteeameti ettepanekul ja üldkoosoleku nõusolekul lisati meil Kaugu ÜTK juhatuse täiendav juhatuse liige, Maanteeameti esindaja, ühistranspordi osakonna juhataja Kirke Viljanson. Tema on meil kõrval seisev, kuid lihtsalt selline riigi esindaja juhatuses sisulist tööd ei tee. Kui vaja, siis osaleb mõnel koosolekul ja annab nõu. Siis oleme me palkanud endale omal initsiatiivil hetkel veel sotsiaaltranspordi projekti juhi, aga see projekt elab meil oma arutelu ja sellest me räägime siis järgmisel esmaspäeval Võrumaa arenduskeskuses. Siis Põlvamaa logistikaga tegelen mina, kes olen ka ühtlasi juhatuse esimees ja Võrumaa logistikaga tegeleb meil Maike Launapuu, kes tegeleb hetkel pidevalt liinivõrgu reformiga Võru maakonnas. Nagu ma ütlesin, on meil Põlva maavalitsuste töötajatest kaasa tulnud 2 töötajat, kes algselt pidid tegema järelevalvet, kuid täna tegelevad infoedastusega. On Eili Kusse, Merit Laur, neil on mõlemal pool koormust, kuid me näeme, et teha seda tööd paremini ja analüüsida kõiki ettepanekuid ja liinivõrke ja oleks me isegi võimelised tuleme uute ideede peale, oleks meil vaja tegelikult struktuuri natukene muuta. Ja me näeme, et me tahaks võtta tööle andmeanalüüsi ja taristusspetsialisti. Et nagu ma ütlesin, me korraldame liini mahtu peaaegu 4 miljonit kilomeetrit aastas, sest seda 4 miljoni üle järelevalve või ülevaate pidamine hõlmab päris palju tööd. Ja mis me näeme, et see uus töötaja võiks teha, on teha koostööd kohalike omavalitsustega liini muudatuste planeerimisel
et tihtipeale ongi see, et ka kohalikud omavalitsused ise ei ole teemaga igapäevaselt koos ja kõike ei tea, siis tihtipeale saadetakse lihtsalt kohaliku inimese ettepanek edasi, analüüs väga taga ei toimu. Et siis me planeerikski, et meil oleks töötaja, kes oleks võimeline kohaliku omavalitsusega diskussiooni astuma ja temale selgitama neid mõjusid ja võimalikke valikuvariante. Et me tahame, et ta analüüsiks rakendatud liinimuudatusi tagasiside omavalitsustele. Et kui me oleme kõik läbi teinud ja me näeme, et see on vajalik ja see on võimalik, et pärast anda ka ülevaadet, et kas ja kuidas on see kasutust leidnud. Olemusolevate liinide täituvusandmete analüüs ja ettepanekute tegemine logistikutele, see on see töö, mida me näeme, mis vajaks tegelikult inimtegemist, mida me tänasel päeval kahjuks väga teha ei jõua. Et tänasel päeval me võtame ettepanekuid, vaatame, kas me saame neid rahuldada, küll aga me ei jõua väga palju täituvusandmeid analüüsidega vaadata otsa, kas kõik on mõistlik või kas midagi saaks teiste teha. Me tahame luua ühtset taristu andmebaasi, OT-kodad, nende seisukord, platvorm, teelaiendid, sõiduplaanid, alus, post, pink, prügikast. Et see on nii-öelda hea teadmine meile, hea teadmine omavalitsusele ja kindlasti hea teadmine Maanteeametile. Siis peatuste kasutatavusanalüüs, ettepanekute tegemine seisukorra parandamiseks. Et siin hulgal mõtleme nii peatuseid, mis on nii riigiteede ääres kui ka kohalike omavalitsuste teede ääres. Ja me näeme selgelt ära, kui palju mingist peatustes on nii pealetulejaid kui mahaminejaid. Arvestades, kas sinna on jalgsikäigu tee, kas seal on tuulevaikne koht, saaksime me teha ettepanekuid, kas ja kuhu oleks mõistlik rajada näiteks OT-koda. Ja me soovime ka, et see uus töötaja võiks tegeleda kõigega, mis puudutab suhtlust Maanteeametiga uute peatuste tähistamisega. Et tänasel hetkel kohalikud omavalitsused peaksid justkui tähistama 30 tähistamata peatust ja ajama seda asja Maanteeametiga ja Maanteeametiga asja ajame tihtipeale on üks keeruline. Et kuna me ise selle sees oleme ja meil on kokku nüüd 8 Võrumaa omavalitsust, kellega meil on samad probleemid, siis me näeme, et me võiksime seda asja lahendada ühel tasemel. Ja et uut töötajat tööle võtta, oleme teinud kalkulatsiooni, mis võiks olla ühe töötaja tööjõukulu, näidistingimuse brutopalgaga 1300 eurot kuus. Kui me jätame siit välja kaks faktorit on see, et koondamise puhul ühe kuu palk ja nii-öelda koondamishüvitis. Kui me jätame need välja, siis me näeme, et ühe omavalitsuse aastane või nii-öelda igakuine liikmemaksu suurus võiks olla 250 eurot kuus. Et selle ettepaneku me viimasel üldkoosolekul üles tõstatasime ja selle selgitamisvajadust kõik liikmed soovisid me teeks. Et seda me oleme nüüd tänaseks päevaks nii-öelda ka teinud ja esitanud ja me ootame siis järgmisel üldkoosolekul kõikide omavalitsuste liikmete nii-öelda jah või ei häält uue liikmemaksu määramise osas. Et praegusel hetkel lihtsalt tutvustan teile arvutuslikku käiku, et võtke see lihtsalt teadmiseks. Ja edasi juba läheb sotsiaaltransport, aga sellest me räägime siis teisel koosolekul. See on minu poolt kõik. Aitäh! Nii, kas on Sanderile küsimusi? Nii, palun Audeki. Aitäh selle hea ülevaatest. Mul on 2 küsimust. Üks on see sama võib-olla sellest sotsiaaltranspordist siiski annaks meile ka paari sõnaga ülevaatet, milles nii palju kui seda on võimalik teha. Ja minu teine küsimus on selline spetsiifiline Lääne-Võrumaa küsimus ja mis on ka kindlasti Antsla ja Urmaste asi, et paljud inimesed tegelikult kasutavad kaugemale sõitmiseks ka rongi. Ja oleks väga hea, kui meil oleks tegelikult ühendus rongipeatusega, kas siis Geeni või Sandaste peatusega, et kuidas teil on koostööd Valgamaaga ja kuidas oleks võimalik see küsimus ka lahendada. Aga Valga maakonnaga üldiselt ühistranspordikeskused teevad koostööd siis, kui see koostööpunkt nagu nii-öelda tekib. Et kuskil nagu Antsla vald on kindlasti selline vald, kes nii-öelda piirneb justkui ühe ühistranspordikeskuse ääremaal ja justkui natuke teisemal. Et samamoodi on meil kõik Põlva maakonna põhjaosad, et Ahja ja Vassakuste, kes on nagu justkui natuke Tartut ja justkui natuke Põlvat. Et on läbirääkimiste koht ja kui teil on mingid ettepanekuid, mis peatused ja mis kellaaegadel vajaks ühendamist, siis kindlasti läbi liikma tulge sellega meie juurde ja me leiame äkki lahenduse. Ja sotsiaaltranspordi pilootprojektist võin natuke tutvustada. Lühidalt see on Sotsiaalministeeriumi poolt ESF-i vahenditest nii-öelda rahastatav pilootprojekt tähtaega 2 aastat. Eeldusel, et Kagu ühistranspordikeskus saaks antud pilootprojektis osaleda, tähendab, et 80%, vähemalt 80% meie liikmetest peavad olema nõus sellega liituma. Kulude jaotus 85% Sotsiaalministeerium, 15% kohalik omavalitsus. Mis sellega teha saab? Sellega saab pakkuda sotsiaaltransporti mitte ainult seadusega sätestatud miinimumgrupile ehk puuetega inimestele, vaid kõigile
abivajajatele selles mõttes, kellele omavalitsus on osutanud õiguse teenusele ligi saada. Ehk see ei hõlma ei tähenda, et isikul oleks vajadus omada puuet, vaid piisab sellest, kui kohalik omavalitsus teenusele suunab. Et see on väga lühidalt sellest kõik. Ma võib-olla natukene siia Sanderile täpsustan, et Võrumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul oli see teema arutluses. Seal tekkis omavalitsuste poolt väga palju nagu täiendavaid küsimusi, et see on ka põhjus, miks me sellest praegu täpsemalt ei räägi. Et proovime nendele küsimustele vastused saada ja siis tuleme juba nii-öelda ka omavalitsuste poole nagu nende täpsemate asjadega. See kõik on meil ka nagu lisaasja. Aga ta on jah selline, et ta vajab küll otsustamist, aga et meile nagu omavalitsuste poolt tundub, et see teeb meile nagu teenuse mahu praegult kallimaks, kui seda nagu praegu osutatakse, et siin ongi vaja need teatud tingimused nii-öelda ära rääkida ja siis me saame tulla juba ka komisjonidesse ja volikogu informeerida siis nagu sellest tegevusest. Kas selle kohta on mingisugune informatsioon internetis? Jaa, Sotsiaalministeeriumi kodulehel on toetuse andmise tingimused sotsiaaltranspordi pilootprojekti korraldusmudeli testimiseks täiesti avalik dokument, et seal on kõik kirjeldatud asjad juures, me oleme kõikidele omavalitsustele korduvalt ka edastanud, et kindlasti saate ka omavalitsusisesed need dokumendid endale kätte, kui ministeeriumi dokumendi registrist neid kohe ei leia. Aitäh! Nii, Aivo, palun. Et mul on ka üks küsimus ja võib-olla üks siuke tähelepanek, et olen volikogu päevakorda vaadates oli hea meel näha, et ühistranspordikeskus tuleb meile infot jagama, aga ettekanne lõpus vähe kurvastasin, et sain teada, miks tuli seda infot jagama, kuna raha vaja on ja et põhjus tundub on sellesse, aga võib-olla järgmisel aastatel võiks tulla siis, kui raha ei ole vaja ka rääkida. Ei jah, üks aasta. Aga teine asi on see, et kas te olete mõtlenud ka selle peale, et osades maakondades on niimoodi, et on õpilasliinid viidud ka selle alla, et millegi pärast ma olen kuulnud siukest juttu, et millegi pärast see nii-öelda Kagu ühistranspordikeskus ei taha seda millegi pärast, et mis on see nagu, miks te ei taha seda nagu viia, miks te ei tule valdadega selle teemal rääkima, et siuke küsimus. Jah, küsimus ei ole selles, mis me tahaksime. Küsimus on selles, et mida avaliku liiniveo rahastaja meil lubab seal rahaga teha. Et avaliku liiniveo rahastajana on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle edasi jaotav organ on lihtsalt Maanteeamet. Ja Maanteeameti seisukoht tänasel päeval on, et vallaliine ja õpilasliine ja maakonna liinivõrku ei tooda. Et just selle põhjandusega, et kuigi algselt selle peale ühistransporti suunati palju vahendeid, siis juba tänasel päeval on näha, et nendest vahendist ei piisa. Ja kui me toome vallaliinid maakondliku liinivõrku, siis sellega tegelikult pakutava teenuse maht mitte ei suurene, vaid me vahetame ümber rahastusallika. Et küll aga, kui me näeme selliseid kohti, kus me saame olemasolevaid maakonnaliine natukene mõjutada või natukene suunata või natukene ühele poole või teisele poole ja nii-öelda maakonnaliinidega vedada ühele poole ära ka õpilased, siis need ettepanekud on igati tervitatavad, küll aga me ei saa võtta üle lihtsalt õpilasliinide korraldamist, et tuua teda riigi rahastada. Aga repliik on nii veel, et Valgamaal saab ja Võrumaal ei saa see? Ühistranspordiseaduse järgi on vallaliin, mis piirneb ühe omavalitsuse territooriumi sees. Et kuidas Valgamaal äkki nad on maakonnaliinidena tehtud, ei jään vastuse võlgu, aga seaduse järgi ühistranspordikeskus korraldab maakonnaliine, mitte vallaliine ja sealt ka selline otsus. No ma ütlen siia nagu selgituseks, et meil ju Sooru poolt praegu tulevad õpilased ka ühistranspordiga ja nad tulid juba varem. Nii et Põlvamaa lihtsalt nii-öelda varasemalt juba suutis õpilased väga suures osas panna ühistranspordi nii-öelda süsteemiga sõitma, et kasutades ära ühistranspordi võimalusi. Me oleme logistiliselt veidi keerulises olukorras, et me ka varasematel aastatel maavalitsusega proovisime neid liine nagu ühendada, aga meil nagu ajaliselt ei klappinud nad, sest me jääme sageli liini nii-öelda otsa. Aga hommikune Sooru liin tuleb ju täpselt selle sama liinibussiga. Juba varasemalt, aga Rain tähtis siia kommentaariks. Ma tahtsin kommentaari selle õpilasliinide osas, et ma nimetaks seda õpilasliinideks, et teades natuke Valgamaad, siis mis puudutab Lüllemäe kooli, siis ühildati avaliku liiniga ja lihtsalt pool tundi nihutati liini kellaaega.
et ta ei ole õpilasliin, vaid avalik liin. Aga meil on siin mõtteid ja kuna me esimesel lähme Aavoga külla, siis need mõtted me viime ühistranspordikeskusesse, mis puudutab teatud liinidega siis natuke kellaajast muutmist või pikendamist, et saaks ka vedada õpilased. Olen rääkinud nii Kuldre kooliga kui täname Klansla gümnaasiumiga, et mõningaid mõtteid meil on. Nii, ja Lehar, palun. Te siin rääkisite kenadest numbritest, et 51 000 reisijat on juurde tulnud või reisi. Yeah. Et aga küsimus lihtne, et mis on täna busside keskmine täituvus? Kas on üldse teada, palju sa liinimis istub? Kas on 0 või natuke rohkem? On ikka. Meil selles mõttes on olemas andmebaas väga detailselt, me saame iga päeva järgi vaadata ära, mis oli bussi parasjagu täituvus. Täituvus on meil suurenenud oluliselt sellistel liinidel, mis on näiteks hommikuse tipptunni ajal ja ütleme, et võib-olla tulevadki Antslast otse Võrru. Ehk siis selline maakonna kõrval olev suurem keskus, mis veab nii-öelda inimesi maakonna keskusesse. Need tipptunnid ja samamoodi meil Põlva-Tartu. Et meil mõned sellised avalikud liinid, kus on nii-öelda see täituvus läinud ka üle 100%. Selles mõttes, et bussid on jäänud väikeseks. Aga on sellised ääremaa liine, mis väga tasuta ühistransport justkui mõjud alla ei avaldanud, reisijad olid need, kes on ka nüüd, eks sõidavad need, kellel oli vaja sõita, sõidavad edasi. Aga üldiselt reisijate arvu kasv on oluliselt ikkagi tõusnud maakonna keskus ja kõrval olevaid asuvad ülejäänud liinid. Kui te soovite mingit numbrit, täituvuse protsenti, seda ma ei oska teile anda, sellepärast, et meil on kokku lepingu täitmiseks 40 bussi, mille varieerub nii-öelda iste ja seisukohtade arv. Nii, et mitu protsenti bussidest sõidab tühjalt? 0 on õige vastu, kui te küsite mitu protsenti bussidest sõidab tühjalt, et bussid ei sõida tühjalt liini. Okay. Nii. Siis järgmine küsimus. No Veiko sai ennem korraks käe, laseme Veikol küsida. Minu küsimus on see, palju uusi liine tehti Kagu-Eestisse juurde ja palju tehti Võrumaal juurde enne seda... Sa mõtled siis Põlvamaal tehti uusi liine juurde enne ühinemist, et kas on mingi proportsioon? Jaa, Võrumaale meil Põlva asju me hakanud teile näitama, siis mõtlesin, kuna teid väga ei huvita, aga tegelikult huvitab. Mul on arvutist olemas, aga Põlvamaal on liiniveo teenuse mahu kasv võrreldes möödunud aastaga oluliselt väiksem. Miks ta on oluliselt suurem Võrumaal on just selle tõttu, et Setomaa vald läks Võru maakonna alla ja sellest lähtuvalt pidime me looma Värska ja Võru ühendusi, mis pani meile oluliselt päris suure põntsu nii-öelda... Minu küsimus oli see, et uute liinide loomist. Just, et uusi liine on loodud Võru maakonda oluliselt rohkem kui Põlva maakonna Kagu-keskuse lepingute hulgast. Nii, Lehar, sul oli üks küsimus veel. Küsimus puudutab seda, et käis läbi number 51 000, mis on reiside arv suurenenud. Palju see on suurenenud nagu uute reiside arvelt ja palju see siis on nii-öelda suurenenud selle arvelt, mis bussijuhid varasemast ajast vasakule lükkasid? Varasemast ajast ma loodan, et vasakule meile lükatud midagi, sest et Võrumaa lepinguga kaasa tuli meile, siis Võrumaa bussides on kõik nii-öelda pileti müügi kontrolli jaoks paigaldatud ka kaamerad. Ja selles mõttes on seda nii-öelda juhte nagu distsiplineeritud. Ma loodan, et Võru maakonnas seda nii-öelda kõrvale panemist ei olnud. Et sellest lähtuvalt ma ikkagi loodan, et need kõik reisijad on ikkagi tulnud kas siis nendesse uutesse liinidesse, mis me oleme pannud, või siis tulemas olevatesse liinidesse pärast seda, kui rakendust kasutab veel ühistransport. Ma loodan, et kõrvale panemist seda vahet kindlasti tekkinud ei ole. Nii, Audekil oli ennem. Ma täpsustaks seda küsimust, et nende uute liinide palju, et kui meil on nüüd Võru ja Põlvamaa peale üks ühistranspordikeskus, et kui palju meil lisandus ja kas lisandus neid liine, mis neid kahte maakonda ühendavad? No siin me peame otseselt ikkagi hakkama analüüsima neid kõiki uusi liine ja millised omavalitsuse piire nad ületasid. Aga ei, me oleme ka Võru-Põlva vahele pannud uusi liine käima. Selles mõttes on ka nii-öelda maakonna keskused ühendavaid liine, aga täpse vastuse ma jään teile hetkel võlgu. Aga kas oleks võimalik meile kirjalikult saata? Me saame vaadata ka järgi kõik uued liinid, mis me oleme nii-öelda avanud ja vaadata järgi, kus omavalitsuse piires nad toimivad ja siis me saame selle üle vaadata. Kuigi selle ühise MTÜ loomise üks eesmärk või ütleme üks tingimus oligi see, et juba varasemalt oli Võru ja Põlva vahel päris tihe transpordiühendus. Et kui me tookord omavalitsustes ka kaalusime, et kas teha üleüldiselt nii-öelda Lõuna-Eesti ühine ühistranspordikeskus, sest meie seos Valga poolega, ütleme, et oli ka nii-öelda ainukene, teistele nii palju liine ei käi, et küll natukene käib ka Rõuge valla osas, aga Võru ja Põlva vahel oli juba varasemalt päris palju bussiliine, mis nagu väga nii-öelda tõhusalt nagu toimisid. Aga kindlasti selle numbri nagu saab. Jaa, saab. Üks liin puudutab küll meie valda ka, ta ei tule küll Antslasse välja, aga hommiku saab Kanepisse
hommikubuss tuleb Kanepist, sõidab Urvaste koolini, läheb tagant Koolaste kaudu Kanepisse tagasi. See on üks selline näide, kus on avalik liin ühendatud õpilasliiniga ja õhtu tuleb samamoodi tagasi, et see on täitsa uus liin. Mina näiteks saan enda maja eest peale, kui vaja. Ja tegelikult kõige kiirem ühendus Tartuga ka. Ja kuna ta läheb Kanepisse, viib hommikul rahva ette, siis Kanepist läheb praktiliselt iga tunni tagant buss Tartusse. Kanepisse saabumine ja õhtul nii-öelda sealt väljumine on väga täpselt kokku viinud Tartu Kanepi bussidega, kaugaliinidega. Õhtul kella 5 oled uuesti Urvastist tagasi. Nii, palun Airi. Täiendavalt, et kas on lootust ka? Nii, Kalle, palun. Juttu oli tähistamata bussipeatustes. Võib-olla täpsustad, mis selle all nagu on mõeldud? Kas on need mõeldud, kus on harjunud inimest peale minema või on midagi muud? Sellega, mis tähendab tähistamata bussipeatus? Tähistamata on ta sel juhul, et tähistamata on ta looduses. Nii-öelda andmebaasides ühistranspordi riiklikus infosüsteemis, kus me nii-öelda joonistame kõiki neid liine lihtsalt kaardile. Et seal on meil oluliselt rohkem täppe, kui on tegelikult looduses poste. Selles mõttes, et kui meil on ristmik, kus meil käivad bussid igat erinevat pidi, see tähendab seda, et bussile peab alati jääma peatustele päri suunavööndis, kui ukse lahti teeb, et sealt tuleb reisija peale või läheb maha. Aga meil on sellised olukordi, kus sellel ristmikul meil andmebaasis on 4 täppi, aga looduses on 1 post. Järelikult on selle ristmikul 3 tähistamata peatust. Kalle mõtles tõenäoliselt neid peatusi, mida bussijuhid varasemalt tegid heast südamest, lasid inimese maha ja aegade jooksul need peatused toimisid. Näiteks tegelikult meie Antsla kesklinnas on samamoodi. Millegi pärast akubussidele on plaani sattunud, aga Hansaliinidel ei ole kesklinnas peatust. Ja paljud inimesed, kes siis ootavad, on harjunud aastaid tulema siia heas usus, et buss peatab, aga nüüd bussijuhtidel on keelatud sellistes kohtades peatuda või soovitata ja on näiteid, kus on inimesed maha jäänud, et nende ettepanekutega meil on ka kokku korjatud ettepanekud teha sinna peatused. Aga see eeldab ka Maanteeametiga kooskõlastust ja siis teie... Tollel juhul enam ei ole tegu nii-öelda mitte tähistamata peatusega, et tegu on uue peatusega. Nii, tahtsid sa Kalle midagi veel täpsustada? Ei tahtnud. Nii, ja. Veel üks küsimus, mis puudutab Kanepit, et kui ma ei eksis, kõige viimane buss Tallinnast Võrru on see, mis läheb Koidula piiripunkti välja. Et kas sinna, kas Kagu ühistranspordikeskusel on ka mingisugust voli rääkida sellest, et ka sellel bussil oleks peatus Kanepis? Et praegu see on selline, sõltub bussijuhist. Te mõtlete nüüd seda Tallinn-Luhamaa bussi? Seal ainuke variant on, ei ole vahet, kas seda teeb ühistranspordikeskus või teda teeb kohalik omavalitsuses. Tegu on eraettevõtja liiniga. Sel juhul me saame talle teha vaid ettepanekuid sõiduplaani muutmiseks, mul midagi. Kohustada teda ei saa. Nii, Jaarek. Täna puht juhuslikult tegelesin selle probleemiga Tšooru külas ja kuigi keskusest on sinna nõnda nimetatud, ma ei tea, nimetame teda siis esialgu nõudepeatuseks ja seal on tegelikult 12–15 inimest elavad seal ümber ja tegelesin selle asjaga, et käisin enne volikogu just suhtlesin sellel teemal ka vallavalitsuses ja ongi küsimus, et kuidas, kui kerge või raske on seejärel Maanteeamet kui tee haldaja vaatab, mis on seal liiklustihedus, kuidas on sellel teel ülejäänud peatuste nii-öelda väljaehitamise tava ja sellest lähtuvalt ütlete siis, mis tingimustel võib sinna uue bussipeatuse rajada. Et kui seal näed, et enne seda see kilomeetri peale teda kilomeeter on tasku ja ootekoda, siis ilmselgelt tuleb ka sellele võidata sellele samamoodi teha. Kas sa Raivo tahtsid ka küsida? Jah, üks küsimus on, milline on ühistranspordikeskusele võimekus, kui on võimalik avada uusi liine? On olemas mingi võimekus enda selle jaoks või ei rakendab palju asju selle taha? Võimekus avada uusi liine tuleb alati millegi arvelt ja kui teda ei ole nii-öelda planeeritud, taotletud, saadud, siis võimekus puudub. Et teine võimekuse leidmise koht on kuskil midagi optimeerida, midagi sulgeda ja sealt arvelt saada vabu vahendeid, et seda avada. Et kui on ettepanekuid, mis hõlmavad ikkagi liinimahtu, ütleme 10 000 aastas, eurodes, et siis need tuleks ikkagi kõik läbi rääkida ja selle jaoks me peame taotlema vahendeid Maanteeametilt, et lihtsalt nii-öelda reservjääki meil kuskilt mille arvelt midagi teha. Väga ei ole üpris planeeritud on kõik. Mul on teine küsimus ka, võib-olla oma küsimus, ma ei ole kursis, ma ei ole valdkonna inimene ei ole. Kas te opereerite, on teil endal mingi bussid või te võtate hanke korras? ÜTK ei täida vedaja ülesandeid, me tellime avaliku liinivedu hankena. Hanke?
nii, palun. Jah, Paigolin. Öelge kõige siis siuke kehvem liin või kus on kõige kehvem täituvus praegult, et kui te olete rääkinud, et igasugust arvestusi neis on teil olemas, et kus kuhu läheb ja palju seal siis täituvus on? Jah, ei, ma peast ei oska teile seda öelda. Ma saan teile tagantjärgi selle väljavõtte teha ja öelda, et nagu ütlesin, meil 4 miljonit liinikilomeetrist aastas kahjuks me ei tea. No siukese asju nagu kõige parem ja kõige kehvemad liini võiks ikka teada. Aga meil on, seal on mitu analüütikut ka. See võiks olla Antsla valla. Nii, Veiko. Küsimus on see, kas ühistranspordikeskusel on võimalus pakkuda ka vallale siis näiteks õpilasliinide teenust või see nagu välistada või viia mingi näiteks tasuta liiniga, kus sõidavad tööinimesed või mis iganes mingi liiniga kokku, et saaks soodsama tingimused ka vallale. Sellest me ennem ka just natukene rääkisime siin, kuidas me saaksime olemasolevat maakonnaliini selle määral natukene sõiduplaani muuta, et saaks ära veetud ka õpilasid, et vallal oleks ka soodsam. Et selles vallas selle ma ennem natukene rääkisime, et aga kui sa mõtled ka seda, et kas Kagu ühistranspordikeskus võiks valla eest korraldada vallaliine, ega see ka ei ole välistatud, muidugi me võime, kui meile antakse kaasa vahendid, siis me võime seda korraldada ja ise hankida, see ei ole ka kindlasti takistuseks. Aitäh. Nii, aga ma arvan, et me võime selle teema siis lõpetatuks lugeda. Tänan Sander sind külla tulemast ja kui teil oli neid küsimusi, mis puudutas siin, et kui palju on uued liinid, mis lähevad mingite kindlate omavalitsuste piiride üle või mis on kõige madalama või kõige suurema täituvusega liinid, et oleks kena, kui saaksime need saata, ma tahaks nendele kõikidele vastata. Aga siis võib-olla teeme niimoodi, et formuleerime need küsimused ära ja siis palume, et Helle siis vahendab seda, et meiliaadressid on olemas ja siis saadame sealt ka vastused. Sobib nii? Nii, väga sobib. Aga tänud siis. Nii, ja läheme meie siis päevakorraga edasi. Et nägemist. Teine päevakorrapunkt siis informatsioon noorsootöö tegevustest ja anname siis sõna ettekandjale. Ettekandjast ei taha mikrofoni juurde. Ei, mina olen ka nii, panete korraks kinni veel, pane korraks kinni veel. Juba kõik lüüs küll. No, aegu lasta jääda. No tere, mina olen siis Merle Tombak, kultuuri- ja noorsootöö spetsialist. Minuga on kaasad siin minu kõige ägedam võrgustik, mis puudutab noorsootöö valdkonda. See on siis Mari-Liis ja Erika. Lõpuks me lihtsalt tuleme püsti ja lepitame ka. Ja siin on nüüd osad siis noortevolikogu liikmed, kes on ka tulnud uudishimust siia, et tegelikult kõik ei tunne kõiki noortevolikogu liikmed, päris volikogu liikmeid ja vastupidi. Aga ma enne, kui me alustame, ma paluksin teil käega märku anda, et kui te mõtlete oma kooli aja peale, kui te teismelised, vanuses sükene 10–14, et kellel nagu oli äge selles kodukohas kasvada, et tal oli seal piisavalt tegevust. Nii. Kõigil oli. Suurepärane tulemus. Ja nüüd võime esimese slaidi lahti teha. Et see mitte ei ole siis mitte minu mõte, vaid see on siis Margus Timmo väljaöeldud mõte, kui me siin olime kunagi meie enda Antsla valla arengukava koostamise protsessis. Ja tõenäoliselt on siin oma tõde sees, et noorel, kellel on hea ja huvitav kasvada oma kodukohas, on tõenäoliselt, et tuleb tagasi oma kodukohta. Ja nagu te näete, siis on meil praegu seisuga ühinenud vallas ligi 1000 noort. Võib edasi panna. Ja siin on nüüd väike statistika meie noortekeskuste kohta, et kuna meie mõlemad noortekeskused kasutavad avatud noortekeskuste ühenduste loodud logiraamatut, siis igapäevaselt noored ennast seal registreerivad, nii et meil on siis statistika väga kenasti olemas ja ma tean seda, et siin Antsla praegu pannud, et keskmiselt on 17–25 noort, ütlesid nagu siis tipptunnil noortekeskuses, aga on siis ka kordi, kui on tõesti seal ka 30–40 noort. Ja all on siis meil toodud välja, et me siis teeme ühistegevusi nii vallas kui ka maakonnas ja tegeleme noortega ka individuaalselt. Nii võime edasi minna. Ja tegevus siis 2018 osalemine noorte tugile programmis. Tegelesime siis 96 noorega, kes ei õpi ega tööta, et see number ei ole nüüd päris selline, et me
tegelesime 6 kuud, ütleme siis ühe noore jaoks on aega seal siis 6 kuud Tugila programmis, et kõigiga oli vaja tegeleda 6 kuud, kindlasti mitte. Osad olid need, kes kohe põhimõtteliselt nagu väljusid, neil oli oma eesmärk olemas, aga on noori, kellega me tegeleme siiamaani. Ja ma vahepeal seda on öelda, kui teil tekib küsimusi, et siis kohe andke käega märku ka. Ja eelmisel aastal siis sellest samast meie valla noorteprojekti fondist taotleti siis 3 korral võrdluseks, siis 2017 oli see minu meelest oli 6 projekti, mida noored esitasid. Siis osalesime KANK projekti konkursil, mille raames me siis korraldasime autoorienteerumise 16 pluss vanuses noortele ja siis rajasime discgolfi Raja laululavale, ja siis Kiige ja muud Vana-Aasta järve äärde, et need on siis ka kõik sellised projektid, kus taotlejaks peavad olema noored ja lihtsalt noorsootöötajad toetavad neid. Ja siis 2018, muidugi siin ei ole kõik tegevused, ma tõi mõned asjad lihtsalt välja ja siis toimus siis ka noorte volikogu koosseisu valimine. Et kui siin põgusalt peatuda, siis me tegime võib-olla terves Eestis natukene selles nagu revolutsiooni, et me muutsime sinna noorte volikokku nagu kandideerimise vormi. Meie käest on päris palju küsitud seda, kuidas meil läks, kuidas me seda tegime, me ütleme raske öelda, raske veel hinnangut anda, et me seda alles proovisime teha, aga hetkel me oleme rahul, et me seda teed pidi läksime, ju paistab, mis edasi saab. Kõige tähtsam on tegelikult toetada noorte algatust, nende ideid, et nad saaks oma ideid ellu viia, et nad oleksid vallaeluga kursis, et see on kõige tähtsam tegelikult selle noorte volikogu puhul. Ja kuna Madlenil on natukene täna pea valutab, mis ta ütles ka, et äkka sul ühe lause pärast praegu püsti tõusma, aga siis on meil siis selline. Meil on noorte volikogus siiski segased ajad hetkel, kuna me veel ei tea, mida me peame tegema, kuhu me peaksime liikuma, mis on meie sellised, mis peaks olema noortevolikogu eesmärgid, et sellega me siis praegu püüame nagu tegeleda, ennast mingitele seisukohtadele jõuda, et üldse kuidas seda noortevolikogu tegevust nähtavamaks muuta, et see on siis meie selline kõige suurem pähkel ja mul on hea meel, et tekkinud noortevolikogus diskussioon, mitte sellist vaikivat lihtsalt kuulamist, et keegi nagu sõna sekka ei ütle, vaid eelmisel noortevolikogu koosolekul, kui siis Merike andis ülevaade tänasest päevakorras, siis pärast seda läks meil kõvaks diskussiooniks veel ja mõeldes ju seda, et miks me siin koos käime, kes me oleme ja mis me teeme. Aga nii, küsimus, palun. Teil on siin üks number 96, ütleme, Ansa vallas on circa 100 noort, kes ei õpi ega tööta. Mis vanuse astmes need on, need noored? Kes ei käi koolis ega ei tööta? Me tegeleme, Tugila programm tegeleb noorte vanuses 15 kuni 26. Aga kuidas ei saa juhtuda, et 100 noort on niukest, ei ole oma tegevust või... 15 ei käi koolis. See ei käi koolis, aga noort on küll, aga... Ma veel korra, ja muideks see ongi masendav, et ma tahan veel selle öelda, et selle statistika järgi on meil veel 10 noort vallas sellist, kellel isegi põhiharidust omandatud, et need numbrid on kurvaks tegevad ja ma võin ka seda öelda, et kui me Tugila programmiga me jätkame, aga siia kõrval on tekkinud Sotsiaalministeeriumi noortegarantii tugisüsteem, kus on veel teine nimekiri noortest, kellega me peaksime tegelema hakkama ja sinna ja need nimekirjad ei kattu ja selles STAR-programmi noortegarantii tugisüsteemis on meil ka 70 noort, keda me näeme, et kes ei kattu Tugila programmiga, kes on siis sattunud sinna ilmselt, seal on need, kes on kinnipidamisasutustes, kas siis viibinud, on mingid kriminaalkorras karistatud, kellele meie ligi otseselt ei pääse, et see arv on oluliselt suurem veel tegelikult. On veel küsimusi selle koha pealt? Lähme edasi. Ja siis sellel aastal on meil siis selline olukord, et Tugila programmi siis jätkub, kui 2018, kui periood 2016 kuni 2018 oli meil siis 1 kohta selleks. Nüüd on meil pool kohta ja tõenäoliselt siis uus Tugila programmi juht hakkab siis 1. veebruarist meil tööle ja tema siis hakkab tegelema ka siis selle sama noortegarantii tugisüsteemiga, et tal oleks juurdepääs mõlemale nimekirjale ja ta saaks siis meie noori kas siis individuaalselt eelkõige, aga siis võimalusel ja vajadusel ka siis grupiviisiliselt teid aidata.
Siis täiesti uus asi on meil siis liikuva huvitegevuse ja noortejuhide ülevõtmine ja seda me siis teeme meie riikliku huvihariduse ja huvitegevuse programmi raames ja see on osalise koormusega tõenäoliselt oleks abis noortekeskustel ka siis, kui seal on üle 30 noore, siis teadupärast ühe noore või 10 noore peale tegelikult peaks olema üks täiskasvanu, kes nendega tegeleb, mis tähendab seda, et ajal, kui noortekeskus on üle 20 noore, siis ühel inimesel ei jagu nende noorte jaoks aega tähelepanu ega ei ole võimalust tegutseda ja et ta oleks siis ka selles mõttes nagu algatusvõimeline, et nende noortega, kes võib-olla Kobelas, Vana-Antslas, Uue-Antslas, Soorus, et oleks ka algatusvõimeline nende noortega midagi ette võtta, see on uus asi. Siis oleme vastu võtnud otsuse, et alates märtsist läheb meil noortekeskus kinni ja noorsootöötajad lähevad sinna, kus kogunevad noored. Olgu siis Kuldre poetagune koht või Urvastes on üks korter, kuhu noored kogunevad, et me hakkame siis seda tausta uurima ja püüame nende noortega kontakti saada, mitte ei oota neid noortekeskuses. Ja selle aasta märk või selle mõttes plaan, et mida me siis võtsime ka, me Mari-Liisiga käisime kogu noorsootöö mudeli koostamise koolitusel ja sealt me viisime läbi küsitluse, ma saatsin ka teile, volikogu liikmed kõigile küsimused, et mis on noorsootöö ja mille jaoks see vajalik on, siis õnneks enamus ikkagi arvab seda, et noorsootöö on tingimuste loomine noorte igaveseks arenguks, aga on ka neid jätkuvalt, kes siis arvavad, et noortekeskus on lastehoiukoht või siis lihtsalt toredate lõbureiside korraldamise koht. Ja siis sellel aastal ma kindlasti ei jõua kõikide noortel ühel aastal, aga oleme eesmärgiks võtnud, et 2019 püüame jõuda iga 12–14 aasta nooreni, et teada saada, kuidas nad ennast tunnevad kodukohas, mis on nende rõõmud, nende mured, et tekib ka selline statistiline arvamus selles vanuses noorte kohta. Nii, küsimus, palun. Ma tahtsin seda küsida, et kui minna sinna, kuhu kogunevad noored, et kuidas lahendada seda küsimust nendest noortest, kes kuhugi ei kogune, aga kes võib-olla tahaksid? Et kuidas nendeni jõuda või kuidas nende jaoks noortekeskus on väga palju ka see koht, et kui sa tahad kuhugi minna. Need, kes on ka omaealiste seast välja jäetud, et võib-olla nendeni peaks eriti. Kuidas? Et nagu me nüüd räägime sellest, et üks asi on see, et me läheme tegema kontaktnoorsotööd tänavale, kas oli samma augu juurde või Uuseparklasse, see on üks asi. Ja teine asi, kui me räägime sellest 12–14 aastastest noortest, me nendeni läheme iga üheni jõuda, et otsida ta üles, kas kooliga koostööd tehes, koduga koostööd tehes, et me ei tea, me hakkame seda nüüd proovima. Mis neist edasi saab, et kuidas neid noori saab? Kuidas pakkuda neile noortele teed teiste juurde? Jaa, aga see ongi ilmselt selline, ütleme, kuna me tahamegi teha põhjalikku tööd, et mitte tõesti individuaalselt nendega tegeleda, siis me saame selle vastuse nendega vesteldes, aga me teismeni teada ei saa seda. Et ju me teeme niisuguse motiveeriva intervjueerimise mingi vormi, me mõtleme veel selle peale. Veiko, sul oli ka küsimus? Küsimus et ma kuulsin niisugust asja, et kui keskused lähevad kinni, siis ma vaatan, keskustel on päris suured majandamiskulud ja majandamiskuludest siis saab Parklasse augu juurde, et kuidas me saame sellest aru, et aasta eelmist. Ma tahan öelda seda, et noorsootööd ei tehta ainult, ei pea tegema ainult keskustes või selles majas sees, et teadupärast näiteks Tartu linn on võtnud tööle juba täiendavalt 3 inimest, kelle tööülesanne ongi töötada tänaval. Nad tegeleb tänava noorsootööga, aga me ei saa ka öelda seda, et keskus pole oluline, sellepärast, et keskuses on samamoodi noortega tegelemine ja ka õppeprotsess. Et kui nüüd vaatame seda, et seda on järgmised slaidid, et kui me pidevalt räägitakse sellest, et noortekeskuses lihtsalt istutakse, mängitakse,
õppe läbi kogemuse, et üks ja teine asi tegelikult täiendavad üksteist. Tegevused keskuses, koostöö kooliga, tänava noorsootöö, need on kõik üks noorsootöö osa, huvitegevus on noorsootöö osa. Neid nagu reaalselt neid kohtasid kinni ei panta, et see kinni, see oli nagu lihtsalt sõna välja. Uksed kinni. See ikkagi jääb lahti nagu avatud. Jah. oli märgi jääb kinni juurde. Okei, siis aru oli ma küsin ka veel. Evelin vist tahtis enne küsida. Ma sain ka aru niimoodi, et Mäntsit pannakse noored. No, oota, kas ta kinni? Reedene päev, kuna reedel tulevad paljud noored koju käima, et siis me, ja kuna reedel on ka koolis on koolipäevad, et siis, et nagu seda maksimaalselt seda noorsootöötajat ära kasutada, et siis lihtsalt on, me paneme reedsepäeva kinni ja lähme sinna, kus on noored. Kui nüüd on selgem see vastus. Nii, aga... Tahtsid sa Raivo küsida vahepeal? Jah, siin esimene slaid oli... Külastatavust noortekeskuses oli 12-15 ja noori on siin 100, siis kas see ei ole liiga väike see külastatavus ja me paneme päris suured vahendid sinna sisse ja nüüd peab noorsootöötaja minema pakkuma talle mingi teenust või lõbustesse kaasa aitava poe taga, kas see ikka on ikka kõige õigem, minu jaoks on küll kummaline on, kas see ei ole ka koduga kuidagi seotud, nii et kuidagi ka kodu on haaratud sinna ja veel oli, kui tahtsime noortekeskus viia siia koolimaja juurde, see, et ruumid on vabad, siis oli igavene kisa selle üle, oi, sinna ei tohi, sinna ei taha, see ka üks võimalus, et ma ei taha kooli, vaid mul on hea soe ära olla kuskil seal, ruumid on olemas. Kogu Eestis on statistilised andmed sellised, et noortekeskust külastavad kõige rohkem noored vanuses 7-12. See on niimoodi, kuna see on siis, ütleme, seal on siis, ütleme, see tegevus, mis selles vanuses noori kõige rohkem nagu köidab, eks ju. Ja nemad on ka oluliselt, et sinna jõuaksid, sellepärast, et nemad on ka ühel päeval 16, eks ju, 17. Et tegeleda nende noortega seal, siis kui nad on 7, 8 ja 10, et nad võib olla siis kuidagi, et nad rakendaksid oma oskusi ja teadmisi, kui nad on teismelised. Aga see, et noored kogunevad väljaspool noortekeskust, kuulge, see nüüd on küll täiesti normaalne nähtus. Seda enam, et üks 16-aastane noor, tal on hoopis teised huvid, ta käib hoopis teisi radupidi, et ja oluline on jõuda nende noorteni, et teada seda, et mida ta tunneb, mida ta vajab, et selles kohas ma jään küll endale kindlaks, et kõik ei saa ega hakka mitte kunagi noortekeskuses käima. Aga olete selle peale ka mõelnud, et näiteks huviringe neid laiendada ja seal midagi ära teha, haarata sinna kaasa, mis oleks palju parem tegevus? No kindlasti, me näiteks samamoodi nüüd ju proovisime ja käivitasimegi siin Narva kultuuri- ja spordikeskuses sellise ägeda parkuuritrenni, mida teadupärast vabadussport läbi viib. Et kui nüüd vaatame seda nii-öelda osalejate vanust, siis nad on ikka jäävad sinna kõige vanemad, vast on 15-aastased vanemad sinna ei tule. Et ja kui ma nüüd just lugesin hommikupoolikul meie nagu Võrumaa piirkonna Eesti Noorsootöö Keskuse eksperdi Einike Mölderi nagu arvamust, et siis et seda 16-aastane või vanem noor hakkab tegutsema või ka sport tegema ainult vabatahtlikus alusel. Et kui see initsiatiiv, see soov, huvi tuleb noore enda poolt ja siis meie peame olema selleks, et võimalused tingimused luua. Ega siin mingit muud, ma ei tea, mingit valemit tõenäoliselt ei ole. Ja mis on veel, mida meie väga kõva huvi tegevuse ekspert Leili Väisla kunagi ütles, et kui kool ei suuda, ütleme ka pakkuda selliseid tegevusi gümnaasiumi noortele, et nad sellest osa võtaksid, et siis, et väljaspoolt on seda veel raskem tegelikult ju teha. Et me küsime, et täna, miks ei võtta 11. klassi noor enam näiteks eriti huvitegevusest osa. Aga vastus on ka väga lihtne, et me oleme tegelikult noortele ka läinud või rääkinud, et neil on muud huvid. Nad tahavad sõpradega olla, koordineeritud tegevus neile enam ei paku huvina. Et, või siis ei ole sobivaid võimalusi. Ma pean Merle siin veidikene ajaliselt hakkama piirama.
et muidu meil läheb niimoodi väga nii, mul ongi, seal ongi muideks jah, nagu vaadake veel seda, et seda noortevolikogu ja õpilase esindustegevuse mõtestamine, kuna meil on siin noored, kes osalevad nii mõlemas organisatsioonis, siis probleem on tegelikult mõlemal pool, et täpselt ei tea, milleks on õpilase esindus vajalik või miks ta on ellu kutsutud ja noortevolikoguga samamoodi. Aga me sellega tegeleme. Lähme siis, mul on vist 2 lühikest viimast slaidi veel. Ja kõige tähtsam, mis meil on siis 2019, mida me oleme Võrumaal nüüd vastu võtnud otsuse kõik ühiselt noorsootöötajad noortekeskustes, et me hakkame oma tegevusi, oma iganädalisi tegevusi sõnastama, teadvustama võtmepädevustena. Et teadupärast ka noorsootöö valdkonnas on kirja pannud omad võtmepädevused, no see on näiteks eesti keel suhtluskeelena, võõrkeel suhtluskeelena, matemaatilised oskused, õpioskused, siuksed üldkultuurilised oskused, et saada aimu, et tegelikult me toimetavad täpselt samamoodi nagu toimetavad lasteaed ja koolid, et meil on mingid õppekava, aga me saame oma tegevusi kõike sõnastada õppeprotsessina, et mida noor õpib ja omandab noortekeskuses ja või koos noortejuhiga, et see tegevuse eesmärk on, kui te loete, kvaliteedi tõstmine noorsootöös, noorsootöö ja noortetöö väärtustamine ja viimane slaid. Ja ma olen tänulikud teile kõigile võimaluse eest meie ühistesse noortega panustada ja noortega töötada. Tunneme tanstavalt hoolit neist ja noortest, aga arenguruumi muidugi on ka. Usaldame ja kaasame oma noori. Ja nüüd ma siis palun Madelin siia. Madelin on siis noortevolikogu esimees. Jah, Madelin on meil noortevolikogu esimees. Nii, ega teie kord sõna võtta. Meie tahaksime oma poolt tänada meie vallavanemat Valot ja endist volikogu esimest noort. Ja nüüd aplausid. täna kingituste päev. Mul on sulle ka kingitus üle andnud veel. Sa oled ka see, kes on kõik korrad kohal käinud volikogus eelmine aasta. Jaa, 3 esimest. Külmaks. Ma ütlen nii kaua, kui Madeli sosistab, et me jätame sinna päevakorrapunkte nii palju ja me jõua lõpuni olla, siis seal kotis on 2 sokid veel. Ühed nagu naiste omad ja teised nagu meeste omad. Kuna me ei tea, kes saab uueks volikogu esimeheks, siis pärast igal paar sokke läheb sealt jagamiseks ja selle vastutusrikka töö me anname Margusele. Aga nüüd palun Erika ja Mari Tulukonnad sinna kõrvale, et kõik näeksid, et see ei ole meil need 3 põhilised noorte töötajad, et kui teil tekib küsimusi või lihtsalt tere öeldakse, te teate. Et Mari Lispäärna on kuldress, Erika Lääts on siis Antsa noortekeskuses. Ja need on meie väga tublid noortevolikogu liikmed ja aitäh, et te kohale tulite. Aitäh teile. Nii, aga Audeki tahab öelda veel, anname ühe hästi väike, hästi korraks. Ma tahtsin öelda aitäh ja ma tahtsin öelda, et minu arust on hästi vahva see lähenemine, et te lähete sinna, kus noored on. Et need küsimused on kõik nagu asjakohased, aga minu arvates nagu kõige olulisem on see, et me ei püüa noori ümber teha, vaid me läheme sinna ja üritame aidata noori olla need, kes nad ise tahavad. Võib-olla me saame kuidagi nagu lihtsalt neid soove rohkem esile tuua. Ja sellega seoses ma ei tea, kui teised volikogu liikmed ei ole vastu, aga äkki on teil midagi, mida te tahaks meie käest küsida või äkki saab volikogu teile kuidagi abiks olla? Noored, te tahate midagi küsida volikogu käest? Pahatu küsimus suvaline. Ja meil on tegelikult ka see, ma arvan, et alati on teretulnud ja alati palun tulge kuulama meie istungeid või kirjutage meile. Jah, me teeme seda. Aitäh teile! Nii, ja meie läheme siis... Mul oli ka repliike. Oli repliike? No ütle ära siis repliike. Ta rääkis, et teatud hulk noori on osa võtta nendest asjadest. Aga ma arvan, et äkki need noored lihtsalt õpivad kodus. Meil on iga aasta 4-5 kuldmedaliga lõpetajad, ega need kuldmedalit ju niisama ei tule. Peab ikka õppima. Muidugi mõni kuldmedaliga lõpetanu jõuab noorsootööst kõvasti osa võtta. Nii, aga läheme siis päevakorraga edasi. Meie järgmine päevakorrapunkt Antsa valla jäätmehoolduseeskirja kinnitamine ja sõna siis ettekandjale Rain Ruusa ja palun. Ja ikka rõhutan veel, et ettekandjad võivad siis rääkida ka mikrofoni. Aga kuidas te nagu muidu praegu kuulate? Kuulate hästi?
tere päevast, austatud volikogu liikmed. Minul on ka kaasettekandja Liana, kes on teinud selle dokumendiga eelnevalt väga tõsist tööd ja Antsla valla jäätmehoolduseeskirjad on vaja meil muuta sellepärast, et oleme nüüd üks peale haldusreformi uus Antsla vald ja senimaani kehtisid meil vanad Antsla ja Urvaste valdade eeskirjad. Nüüd on need asjad viidud ühte ja teine suurem vajadus uute jäätmehoolduseeskirjade järgi oli see, et maakonna arenduskeskus tegi ühise maakonna jäätmehanke, kuna siis Antsla vallal oli kõige kiirem, sest Antsla piirkonnas lõpeb korraldatud jäätmeleping selle aasta märtsiga ja Urvaste vald oli üldse endisel vabal turul. Nüüd on ka see hange läbi viidud, hinnad on enam-vähem teada ja uus vedajaga tuleb, aga selleks, et seda hanke järgi toimida, ongi siis vaja ka neid uusi jäätmehoolduseeskirju. Et lühidalt minu poolt oleks kõik, et kui on küsimus, siis Jaanaga vastame ära. Nii, sa rohkem mida öelda, siis kaasettekandeks sõna Liana sulle. Kui sa tahad midagi lisada? Tere ka minu poolt, et see jäätmehoolduse-eeskiri on saadetud ka kooskõlastamiseks Keskkonnaametile, siis Terviseametile ja veterinaarkeskusele ja siis nemad on teinud omapoolsed ettepanekud, mille siis me siis viisime siia sisse eeskirja. Nii, ja kuna see jäätmehoolduse-eeskiri oli arutelus arenguplaneerimiskomisjonis, siis palun Jaarek sõna sulle, et räägi, kuidas siis komisjonis läks. Nii, aitäh. Arengu- ja planeerimiskomisjonis oli teema üleval. Pöörasime nagu enda arvates tähelepanu sellele, et ütleme siis lõpptarbija ehk Antsla valla inimene saaks selle teenuse võimalikult odavalt kätte. Proovisime lugeda siit välja, et see oleks siis võimalikult läbipaistev ja odav, ütleme siis tarbijale. Mõningad küsimused tekkisid meil prügikasti konkreetsete alustega. Et milline see peab olema, et seal oli väga karm oli, et see tundus, et see peab olema ainult asfaldi peal, aga tegelikult see päris nii ei ole. Aga muidugi jah, eeskätt, et sinna siis selle prügikonteineri juurde või kasti juurde saaks siis ka kõige pehmemal ajal see auto, täpselt ka siis, kui kas siis Maanteeameti või omavalitsuse poolt kevadine teede lagunemisaeg, et see oli üks teema, mida me selle arutasime konkreetselt pikemalt. Ja siis need mõisted ka, et kes siis on jäätmekäitleja ja kuidas seal on, et ühesõnaga ikkagi me jõudsime komisjonis sama kaugele, et kontrollida, ütleme siis tarbijat ehk inimest, prügitootjat võimalikult palju seal samas, et need, kes seda prügi toodavad, et see prügi jõuaks prügikastidesse ja seal samas, et siis need ka nõnda nimetatud kollased kastid ehk siis pakendimajandus oleks meil Antsla vallas nagu paremal järjel ja ütleme siis inimesed ei peaks oma olmejäätmeid sinna kollasesse viima, vaid nad saaksid ikkagi oma toodetud prügi siis, kui nii võib öelda, ikkagi oma kasti, oma rahas ära viidud. Aitäh. Nii, kas kellelgi on küsimusi ettekandjale või kaasettekandjale? Airi, palun. 2 küsimust, et üks juba seal komisjonis tõstatasin jäi õhku, aga mulle tundub, et vaatamata sellele jäätmehoolduse korraldusele, et me saame ikkagi ju panna suurematesse küladesse ja papi ja paberikonteineri, et see äkki ei ole vallale liiga suur kulu. Et lihtsalt saaks sihtotstarbeliselt see ära sorteeritud. Tegelikult igaüks võib liituda selle paberi ja papi kogumisega, aga näiteks tegelikult võib ka külade kaupa, et seal on nõuded on näiteks kortermajadele, kus on üle 10 korteri, aga samas ega keegi ei keela ka näiteks endale sinna konteiner.
ja praeguste hindade juures tegelikult see paberi ja papi kogumine, see vedu iseenesest ei, sellel ei olegi mingit, ta tuli seal mingi, oligi 0. Jah, et lihtsalt kui te siis rendite konteineri, siis konteineri tasu tuleb. Aga kas seda oleks võimalik nagu valla keskselt ikkagi korraldada, et neid külas võib-olla ei ole väga palju, aga lihtsalt see täituvus ei ole ka nii üüratu, et... kuna see tõenäoliselt te peate seda ise otsustama, kui suur vajadus või kui suur see konteiner peab olema ja lepingu te sõlmite ikkagi jäätmevedajaga, et siis te peate tegema koostööd jäätmevedajaga selles suhtes, kellel see soov on. Et seal lihtsalt see küsimus on, et siis peab see olema kas keegi eraisik või mingi MTÜ, et lihtsalt, et keegi, et kuidas mõtlen, kui sellest keskselt korraldatud, võib-olla oleks see nagu... Jah, Airi, aga praegu see läheb nagu sisuliseks aruteluks, et jääme palun määruse juurde. Aga ma arvan, et see on teema, mida kindlasti tasub edasi arutada. Ja teine siin siis ka kohe ära. See on küll puudutab eelarvepunkti, aga see ohtlike jäätmete veoring tuleb see aasta, ta ei ole väga ammu Urvaste vallas olnud, et see tuleb korra aastasse. Hetkel me oleme taotlenud KIK-ist raha, et üks kord korraldada seda.